kohe kuidagi andis ennast vabalt kätte, et ju siis on meie perekana. Mitu kana te plaanite võtta? Tulime mõttega, et võtta 6 kana, sest tavaliselt meil on olnud 3 või 4. Siin korra käisid juba läbi numbrid 9, aga vist jääme 7 peale, et ei ehmata kõiki pereliikmeid siis ära. Ütleb tartlane Riin, kes tuli oma tütre Itiga Võnnu lähedale Variku peretallu, et rentida endale terveks suveks kanad. Nii on nad teinud juba viimased 5 aastat. Meil on nad ikkagi poolenisti lemmikloomad, et mitte ainult munade pidamise eesmärgil, et nad on väga palju lahti, nendele meeldib terrassi peal käia, nad on uudishimulikud. Kui me käime Muhus oma suvekodus, siis me võtame nad kaasa Muhusse, nad on veid praami pealgi munenud, et selles mõttes on nad sellised toredad seltskondlikud sõbrad. Variku peretalu seltskondlikud sulelised on linnainimestele rõõmu pakkunud juba mitu viimast suve. Ja põhjus. Linnainimene tahab ka värsket muna saada ja ta ei jõua seda poest osta kõik aeg. Et tegelikult niimoodi kanu rentidest tuleb see siis soodsam või? Jaa, sest sul on oma värske muna iga hommik olemas, mis sa ise pesakastid lähed korjad ja lapsed on tunduvalt õnnelikumad, kes neid kanu saavad nii-öelda koos kasvatada ja pidada. Päriselt ka. Võta ta sulle, ta jutustab sinuga. Ta teeb sulle niimoodi kokok. No Rafael, mis sa arvad, kas tahaksid endale koju sellist uut sõpra? Jaa. See on endale kogu aeg paia ta linnak. Aga kuhu me ta elama paneksime? Me elame ju korteris. Uue. Hoovi. Naabritel oleks kindlasti vannituppa või? Ja tuligi välja, et ka korteris elavad linnainimesed on teele käest endale kanu rentinud. Eelmine aasta oli mul 3 mini kääbuskotsini kana oli korteris ja ma küsisin ka nagu omaniku käest, et mismoodi sa korteris pead seda. Ta ütles, et tal oli vannitoa nii-öelda duši segisti nurk oli kanadele nagu kohandatud. Kunstmuru vaip maas, igapäevaselt andis nii-öelda nisu kasvatatud nisuteri nii-öelda rohelisi otsasid söögiks. Ja elasid suvi läbi, käisin kord 6 kontrollimas, et kas kanadega kõik korras on, ruum oli olemas, kõik oli olemas. Aga tundusid nad õnnelikud ka sellises vannitoas? Väga õnnelikud, nad said mööda elamist ringi käia päevasel ajal. Praegu kodus usin ehitustöö käib, et sellel aastal tegimegi natuke suurema kanaaediku, et saaks rohkem kanu võtta, et ma loodan, et kui me koju läheme, et siis on mees jõudnud ukse ette panna. Et kui ma ära tulin, siis ust ei olnud. No, kuidas naabrid sellesse suhtuvad? Ma saan aru, te olete ju tegelikult Tartus linnas. Naabrid suhtuvad väga positiivselt, üllatavalt positiivselt. Aeg-ajalt ma avastan möödujaid, kes meie aeda filmivad ja esimestel aastatel ma ei saanud aru üldse, mida nad filmivad, kuni ma lõpuks sain aru, et me oleme nagu niisugune linnaloomaaed. Ütleme, et ongi keskmine kanarendi hind on kuskil 10 kuni 20 euri, sõltub siis kanatõust. Sofia, kes see on? Pare. Vares või? Jah. Ütle nüüd täitsa ausalt, läbi ja lõhki linnainimese jaoks, mida see ikkagi tähendab, kui sa võtad endale terveks suveks kanad? See nõuab inimeselt hoolt ja armastust. Päris ausalt sellepärast, et ta võib ära unustada oma igapäevased reisimised. Välja arvatud juhul, kui ta seda kana kaasa ei võta ja seal ei ole olemas nii-öelda kanale vastavaid tingimusi. Ta võib oma suvepuhkused ära unustada, sest kana tahab tähelepanu, mitte midagi pole teha. Aga tööl ikka saab käia või puhkus peab ka võtma selleks ajaks? Ei, tööl saab ikka käia, sest hommikul söök ette, õhtul söök uuesti ette ja vahepeal saad muna ka veel. Kõik korras, mina teen selle peale. Head kasvatust. Aga palun, üks jääb teile ja sügisel ootan linde tagasi. Väga tore. Aitäh. Head aega. Näed,